valmis. Sinu lemmikomadus tulevase kaasa juures? See, et ta mõjutab ennast ümbritsevaid inimesi ainult positiivselt minu arust. Et ta on nagu üdini hea inimene. Lemmikomadus on see, et Sander jääb nagu alati iseendale truuks. Et ta ei ole nagu kõigutatud selle poolt, et mis on kuidagi seltskonnas nagu põhiline arvamus või kuidas nagu teised teevad või kuidas teised käituvad või mõtlevad, vaid ta alati nagu ütleb ja käitub nii, nagu ta ise nagu hinges õigeks peab. Ja see on ülilahe. Kirjelda kõige esimest kohtumist tulevase kaasaga ning millise mulje ta sulle jättis? Mina olin ta kunagi sõbraks lisanud Facebooki, kuigi me ei olnud reaalkoolis ühtegi sõna vahetanud, aga ma olin ta sõbraks lisanud. Ta ilmselt jäi mulle kooli ajal juba silma, et see on niisugune päris nagu cute guy on ju. Aga nagu ma ei ole otseselt mingit nagu väga mälestust kooli ajast temast. Aga siis nagu see on esimene kohtumine hiljem oli siis, kui Marge mind võttis kaasa TTÜ jõulupeole. Ehitusteaduskonna jõulupeol, siis TTÜ korraldatud, ma ise korraldasin. Ja siis Anna oli seal tantsuplatsil nagu tantsis. Seal klubis oli alguses küll siuke tunne, et ei ole päris minu inimesed, aga siis... Ja siis tulin mina juurde. Ja siis peale seda me tantsisime seal, ma arvan, mingi 4 tundi. Järjest siis 2 või 5 tundi nagu põhimõtteliselt lõpuni välja. Siis me olime tantsuprändil koos ja siis nagu reaalikas vaata, tšau on ju. Ja siis asjal juhtus. Seal oli ka suudluseid ja muid asju. Mis pärast tegite? Me läksime viisakalt mõlemad oma koju. Kirjelda kõige ilusamat päeva tulevase kaasa jaoks. Kindlasti niimoodi, et me oleme nagu Muhus. Siis me ärkame hommikul üles nagu pigem niimoodi nagu varem, mitte väga hilja. Siis käiks raudselt nagu ujumas, teeks midagi nagu aktiivset, sportlikku. Siis oleks raudselt nagu grillimine on ju. Ribi, šašlõkki. Nagu pigem nagu hästi palju liha. Ja siis mingit sükust head tööd võiks teha, et saaks nagu midagi oma käega tehtud on ju. Ma ei tea, Okei, võib-olla mitte päris mingi saunakerise vahetamine, mis on siuke nagu hardcore nüüd, aga kindlasti Sandrile meeldis näiteks kodakast ise midagi nagu meisterdada näiteks on ju. Midagi siukest, mingit puutööd teha, midagi sellist. Ilusad päevad Anna jaoks on sellised, et kus me koos saame nagu kvaliteetaega veeta ja kus Anna saab näiteks ka, ma ei tea, osta mingeid ägedad asju, mis talle meeldib ja siis otsustada mingeid asju hästi palju, mis talle meeldib, seda otsustab juba hästi neid asju. Aga nagu me tegelikult nagu otsustame koos tihti asju, aga lihtsalt Annal on väga head ideed minu arust ja meil on mõlemal hea maitse nagu. Aga ideaalne päev, ma arvan, et see pulmapäev nagu võiks olla üks siuke tore päev. Ma arvan, meie kihlumispäev oli ka nagu väga ideaalne päev. Et kui me Muhus olime 2, ilm oli super ilus ja tegime kõike lahedaid asju, mida 2 teha saab seal Muhus. Ja veetsime kvaliteetaega. Okei. Tulevase kaasa parasiitsõna või fraas, mida ta pidevalt kasutab? Miks sa ei kuule? Kuidagi on juhtunud nii, et nagu ma ei tea, see, et ma suurtükiväelane olen või midagi, aga ma nagu tihti ei kuule. Mitte, et nagu pahaga või midagi, aga ma ei kuule. Ja siis seda on nagu palju kuuldud. Sa kuulad, aga sa ei kuule. Ma nagu kõike teen, aga... Ainult ei kuule. Jah, siis ma ütlen uuesti nagu... Aga ma arvan, tal tegelikult ei ole parasiitsõna, et mõjud on väga hea eesti keelega. Nagu ta õdega. Kasutab. Ta ütleb ülipaljude lausete esimese sõnana ei. Näiteks tahab nii nagu positiivselt öelda, et kas sa lähed muidu pärast tööd trenniga või? Ei, ma mõtlesin jah, et ma lähen, käin nagu MyFitnesses, et ma olen seda välja juurimas. Let's change the mess. Let's change. Nüüd sul on formaalne õigus varsti selleks. Ja mis oli sinu vanemate esmamulje tulevasest kaasast? Esimene kord, kui ta mu ema nägi, me läksime Väänasse, pidime ema ja netiga tegema sushit 3 koos ja siis ma võtsin Sandriga kaasa. Ja ma isegi ei mäleta nagu ema esimest reaktsiooni,
aga ma ütleks nagu nad suhteliselt ruttu võtsid nagu üksteist omaks või kuidagi selline hästi nagu loomulik oli, vahva oli. No Sander oli ikka väga poisikaga, siis ta oli selline nagu väga häbelik ja noh, ta võib-olla ei ole siuke, ma arvan, et ta ilmselt sõi mingi esimest korda sushit, siis ta oli veits nagu selline noh, nagu sattud olen mingi tuhed inimesed ja uued toidud nagu, et väga armas. Aga no isa on ka nagu väga ta omaks võtnud alati, ütleb mulle ikka, et tervita siis ikka kahurväelast ka, kuna vaata Sander oli ajateenistuses seal Suurtükiväes, siis isa ikka alati väga kiidab, et sul on ikka tore mees ja mees ja. Eks ikka närvis nagu. Esimene tüdruk, keda ma näitasin oma vanematele. Ja kuidas läks? Väga hästi. Eks vanemad olid ka, ma arvan, mikkust. Nemad tulid jalutamas tagasi, me olime just minemas ja nagu hästi läks minu arust. Okei, aga sinu tulevase kaasa Celebrity Crush? Aga Liis Lemsalu, kui ta oleks nagu palju lühem. Ma arvasin, Jaak Vall. No tule hästi näitlik ka praegu. Mulle meeldis algus, Kadri Adamson mulle meeldis kodukeeset linnas. Minu arust oli väga ilus. Kõige veidram kink, mis ta sulle tundnud? Ma arvan ise mõtled ka, et üks T-särk, mis ta tõi mulle Itaaliast. Kunagi. Väga kiire. Et see T-särk jäi üsna kiirelt kapi minu arust. Kas ta on seda kunagi hiljem kommenteerinud ka? Me ei ole sellest rääkinud. See on kapis endiselt mu vanemate kodus. Kumb teist targem on? Anna. See oli kiire. Õige vastus. Aga kelle jalas on püksid? Nii, no ütleme minu jalas. No näiteks ütleme, Sandri quote on siia tuleb nagu, et noh, meil on põhimõtteliselt nii, et Anna on nagu see nõukogu esimees ja juhatuse esimees ja siis mina olen nagu lihtsalt see juhatuse liige nagu ja noh, siis see nagu employee of the month, kes nagu täidab lihtsalt. Tegelikult meil ei ole nagu üldse seda, et umbes Kelle alas püksid on? Nagu tahaks öelda, et olulistes otsustes me jagame neid pükse nagu. Et ei ole niimoodi, et kumbki peres ütleks, et nüüd on nii ja siis teine ütleb, et okei, nüüd on nii, vaata. Aga olulised otsused me alati arutame koos läbi, koos otsustame. Aga tihti, kui on nagu süke mingi kahe vahel või vaja nagu valida, et pigem mida me ikkagi teeme. Mina mingi 3 korda nagu äkki läheks kinno, kuidas tundud läheks kinno või midagi. Siis ikkagi Anna nagu sõna jääb peale. Me ei lähe tavaliselt kinno.